Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuse Kristuselt. Jutluse aluseks on täna sõna, mida juba kuulsime, mida Kalev luges siin, epistel Rooma kirjast. Ja kõlama jääb sellest esialgu üks kindel lause, mis paneb mõtlema. Seal on kirjas, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma tahan, ma teen. Aamen. Palun võtke istet. Head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Ei kõla ju eriti loogiliselt. Sest oma loomuses me soovime ju head ja eks on inimesi, kes on kurjad ja naudivad kurja tegemist, see on paratamatus. Aga üldiselt ma ikka usun, et me oleme sündinud siia ilma heade kavatsustega, sest me oleme loodud Jumala näo järele. Miks siis aga apostel Paulus sellised sõnad on kirja pannud? Ilmselt tegeles Paulus ka enese läbikatsumisega, milleks ju kutsubki meid tänase pühapäeva teema. Kui apostel Paulus vaatas oma nõtrusele ja endas jätkuvalt tegutsevale patuväele, siis pidigi ta peaaegu aastades hüüdma, mind õnnetut, ära vaevatud inimest, kes kisuks mu välja sellest surmaihust. Vastus sellele eksistentsiaalsele küsimusele ei ole mitte tugevamas tahtes, rangemas enesedistsipliinis ega senisest veelgi paremas seaduse tundmises. Ainsaks tõeliseks vastuseks on Jumala arm Jeesuses Kristuses, kes on meid oma ristisurma ja ülestõusmisega lunastanud ning viib kord lõpule selle, mida ta on meis alustanud. Seepärast järgneb Pauluse aastavale appikarjale koheselt ka tänuhüüd. Tänu olgu Jumalale, Jeesuse Kristuse me Issanda läbi hüüab ta. Oma nõtruse äratundmine ja tunnistamine ei pea meid viima meeleheitele, vaid just julgustama meid alandlikult ja tänulikult kinni haarama Kristusest, kogu oma lootust üksnes tema peale pannes. Teades, et tema on see, kes teeb meid suuteliseks enam mitte loovutama oma liikmeid nii-öelda ülekohtule, vaid elama Jumala vaimust täidetuna ja juhituna kuni lõpliku lunastuse täitumiseni. Tänane kirjalik Rooma kirjast algab lausega, ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Apostel Paulus kõneleb tänases epistlis ristitute ehk siis uuesti sündinud kristlaste elust, kui heitlusest liha ja vaimu, vana ja uue inimese vahel. Apostel tunnistab sealjuures ausalt, et kuigi ta rõõmustab sisemise inimese poolest Jumala seaduse üle ja tahab teha head, kogeb ta endas siiski lakkamatult patuväge. See ei tähenda, et kristlane võiks pattu välja vabandada või selle suhtes ükskõikseks jääda, vaid see näitab meie praegust olukorra tõsidust. Me oleme ristimises koos Kristusega surnud ja üles tõusnud, tema on meid patuorjusest vabastanud, kuid langenud loomuse haavad jäävad meisse kuni lõpliku lunastuse saabumiseni. Seepärast on kristlane ühtaegu Jumala armust õigeks mõistetud ja siiski patust haavatud inimene, kelle sees käib pidev võitlus. Õige enesetundmine algab sellest, et me seda võitlust ausalt tunnistame ega kujutle ette, et oleme paremad, kui me tegelikult oleme. Siinkohal meenutan tuntud kirja kohta, mis evangelist Luuka järgi kõlab nõnda. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine töllner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkojad ega niisugune nagu see töllner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan.
Aga Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Niisiis lugu variserist ja Tölnerist, kahest väga erinevast inimestest ning ka nende suhtumine ja lähenemise viis Jumalale on väga-väga erinev. Variser läheb pühakotta mitte sellepärast, et ta tunneks end patusena ning otsib andestust ja armu. Ei, ta ei astu vaikselt ja alandlikult püha Jumala ette. Variser ei tunne aukortust Jumala kojas. Ta seisab seal uhkelt, see on tema koht. Tal on täielik õigus seal olla, sest ta elab õigesti Jumala ees. Peab käske, maksab kümnist, toob ohvriande ning talle on ehk usaldatud põhikojas mõni vastutav kohustuski. Iseenesest ei ole ju nendel asjadel midagi viga. Need on head ja õiged asjad, mis ta teeb. Jumal tahab, et kõik inimesed käiksid pühakojas, et kõik peaksid käske, maksaksid kümnist ja tooksid annetusi ning täidaksid ustavalt neile usaldatud kohustusi. Mida ka kuulsime käskute ehk seaduse kohta just Pauluselt. Ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Probleem meie loos on variseri sisemises hoiakus. Tema ei vihka, vaid pigem naudib täiel rinnal seda, mida ta teeb, sest ta peab end õigeks, kuna tal on nii palju teeneid Jumala ees. Ei tunne ta end patusena, kes otsib alandlikult armu Jumala käest. Ta mõtleb enese õige olevat ning ootab, et teised seda tunnistaksid, muidugi seejuures ka Jumal. Ja selles palves, mis tema Jumala ette toob, rõhutab variser kahte asja. Esiteks, mina ei ole sellised nagu teised inimesed. Mina ei ole patune. Ja teiseks rõhutab variser oma palves muidugi seda, et teised inimesed, need on patused, need on ülekohtused, need on halvad, kui palju kurja nad teevad. Ja variser tunneb vajadust ka Jumalale tõestada, et on tõepoolest parem kui teised. Seepärast jätkab ta oma palvet oma heade tegude loeteluga, nagu paastumine, ohvriannid ja nii edasi. Üks Vana ja Uue Testamendi mõjuvamaid kujundeid on sõnum savinõust. Ka juutlik rabinistlik pärimus kasutab meeldlasti savi ja savinõu kujundit tihti. Kui näiteks räägitakse Toorast ehk Jumala seadusest, öeldakse, Toora sõnum on võrreldav veega, nagu on kirjutatud. Tulge kõik janused vee juurde, ütleb prohvet Jesaja. Ja nii nagu vesi ulatub maa ühest otsast teiseni, ulatub ka seadus, aga sealjuures ka evangeelium, maa ühest otsast teiseni. Ja nii nagu vesi kosutab hinge, kosutab seadus, aga koos evangeeliumiga kosutab ka hinge. Ja nii nagu vesi langeb tilk tilga järel, nii nagu ojad ühinevad jõeks, nii on ka seadus ja evangeelium. Inimene õpib võib-olla 2 tarkuse sõna täna, 2 homme, kuni neist saab tulvav jõgi. Ja nii nagu vesi voolab alla kõrgendikalt madalatesse kohtadesse, nii ka seadus ja evangeelium hülgavad selle, kes arvab enesest liiga palju. Vett ei panda ju hõbega kuldnõudesse. Tavaliselt pannakse vesi kõige odavamatesse. Ja nii ka seadus ei tööta ja evangeelium ei tööta kelleski peale sellise inimese, kes on nõus selle savinõu osaga. Ja kas meie uhkeldav, palvetav variser tänases loos sarnaneb savinõuga? Pigem on savinõuks patune Tölner ehk maksukoguja, keda enamik inimesi vihkas, sest nad kogusid makse Rooma keisriliigile, aga selleks, et ka ise ära elada ning selle kõige arvelt ka rikastuda, võtsid nad makse rohkem, kui keisririik oli ette näinud. Seega Tölner, kõigi poolt põlastatud inimene, kes seal eemal palvetas, talle ei olnud küll millegagi kiidelda, kuid oh imet, Jumal mõistis õigeks just tema.
Selle sama inimese, kelle variser otse pühakojas hukka mõistis. Ja variseril oli enda arvates selleks alus. Oli ju see mees nii musta hingega võrreldes tema puhta südamega. Aga Töllner ehk on enesekriitiliselt läbi katsunud või ilmselt ongi. Tema suust ei tulnud uhkeldavalt palvet, meile lihtsalt öeldakse. Töllner seisis eemal ega julgenud isegi silmi taeva poole tõsta, vaid lõi enesele vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Kui lühike palve, ainult 6 sõna. Ta ei maininud selles oma alandlikkust, lapselikku usku, kuid tema ülalpidamine kõneles sellest. Ta ei maininud ühtegi oma õiget tegu või heategu, ka ei tuletanud ta meelde ühtegi temast patusemat inimest. Kas neid tõepoolest siis polnud? Aga tema neid ei näinud, sest ta ei vaadanud neile, vaid Jumalale, kelle kotta ta oli tulnud. Ta seisis vaimus Jumala ees ega näinud kedagi teist, sest tal ei olnud tegemist kellegi teisega. Tema silmad ei käinud pühakojas ringi, tema mõtteid ei ekslenud ümbritsevaid inimesi. Ta oli kahekesi Jumalaga ja palus armu. Armu, sest tal polnud pakkuda ühtegi teenet. Kõik näis Jumala ees nii ebapüha, isegi iga tema heategu. Ja ta ei hoolinud sellest, mida ütlevad või mõtlevad inimesed. Tema janunes andestuse ja rahu järele Jumalaga ja seda ta saigi. Ühes kloostris rikkus noor munk seal ühte kehtivat reeglit. Meil ei ole selles loos öeldud, millist, aga vanemad vennad kutsusid kokku vanemate kogu, kes pidi selle eksimust arutama ja talle karistuse määrama. Üks vanadest vagadest munkadest aga ei ilmunud kohale. Teda käidi korduvalt kutsumas, aga tema ei tulnud. No lõpuks ta siis tuli, vedades enda järele suurt rasket maas lohisevat kotti, mis oli auke täis ja nendest aukudest voolas välja liiva. Vanad vennad imestasid, miks ta sellise kotiga tuleb. Temaga ütles, te kutsute mind ühe meie venna väikese eksimuse üle kohut mõistma, aga mu enda patud lohisevad mu järel, nii et ma vaevu suudan liikuda. Teised mõistsid, andsid eksinule andeks ja kahetsesid Jumala ees oma eksimusi. Aga kui sageli juhtub nii, et ükski teiste hukkamõistjatest ei märka oma enese vigu ja siiski lendavad kivid ligimese poole. Teame ju, et apostel Paulus, kes selle küllaltki ränga ja tõsise teksti autor on, oli kord kandnud nime Saulus ja ta oli absoluutselt kindel, et teeb kristlasi hävitades, neid taga kiusates, hukka mõistes head, et ta teeb midagi Jumalale meelepärast. Ja siis äkki ta taipas, et tema hinnang heale ja halvale võib olla kohutavalt vale. Ja see tundmatu, keda Saulus oma teel kohtas, ütles talle, et ta on Kristus, keda Saulus taga kiusab. Me võime näiliselt elada väga ilusat elu, olla enda meelest vagad ja head, kuid olla hinnangute andmises ja suhtumistes oma kaasinimestesse Kristuse vaenajad. Seega vaid Jumal võib valgustada meie mõistust ja parandada meie hinge oma halastuse ja andeks andmise läbi, nii et me taipame tõde ega karda asuda ka nende kaitseks välja, keda enamik enesearvates asja eest materdab. Tänu Jumalale meie võime pääseda patust, mis mürgitab meie hinge, muudab meie mõistuse hämaraks, meie südame kiviseks. Aga tänu Kristusele, kes on meie patud viinud risti poole ja tema lunastusse uskudes, tema andestust vastu võttes on meil lihtne andestada, hoolida, väljendada armastust. Seega me pääseme nii-öelda patu tupikteelt avarasse ellu, mis on elusam elu, kus meil kõigil on lootust. Aamen.